See on nüüd see ülesanne, kus te saate teha analoogsisendit, aga te ei kasuta neid NormX ja ScaleX-i blokke ilma selleta. Selle ülesande asja teeb selle raskemaks, et kui me kasutasime ScaleX-i NormX-i, siis me tegime need 27 000 midagi. Tegime nad nagu normaalseteks väärtusteks, ehk siis 0-10 või 0-20. Antud töö puhul, nii, ma zoomin natuke välja, näete, pole seda ScaleX ja NormX üldse, on ainult need sisendid. Nii, näete, on see sisend IV66 ja väärtus on 0 ja siis järgmine väärtus on 13 500. Ehk siis põhimõtteliselt te peate nüüd kas paberil või kuskil nagu ära ütlema, et see 13 500 on siis mingisugune 5 volti näiteks. Aga siin juhul tuleb nagu jälgida seda, et näete, see IV66, näete, see type peaks olema int type. Pärast võib programmis vaadata, mis see täpne lühend tähendab. Sest kui te näiteks kasutate IV66 ja siin on type mingi Word või Bool või mingi teine asi, siis ta nagu ei tööta. Ehk siis, kui te seal vasakul on need tagid, kui te avate kõik tagid, sealt te peate selle tüüpi nagu muutma. Aga põhimõte on enam-vähem sama, lihtsalt see number, mis see 20 000, antud juhul mulle on nagu raske aru saada, kas see on nagu 5 volti või 6 volti. Et kui ma tean, et see maksimum on 27 000 midagi, siis see 20 000 on mingisugune suur väärtus. Ehk siis, kui te keerate seda asja nagu sinna lõpupoole kuskile. Nii, aga vaatame, mis siin tehtud on. Ehk siis meil on tehtud nagu siuke asi, et kui me vajutame I00, siis mingi memory setitakse ära. See on siis mingisugune... See on see, mis on siin järgmiste asjade juures. Kui me vajutame stop-nuppule, ehk siis I02, juhtub nüüd see asi, et kõik väljundid, 4 tükki, lülitakse välja ja nüüd samamoodi panen siin noolekese. Näete, see sama memory, mis me lülitasime stardiga sisse, samamoodi lülitakse välja. See on nüüd tehtud selleks, et iga järgneva networkis me paneme siia algusesse see M00. Kui start-nupp on vajutatud, siis see kontakt on kinni, elekter läheb läbi, läbib selle võrdluselemendi ja paneb mingi asja tööle. Kui on vajutatud stop-nupp, siis see kontakt on lahti ja signaal lihtsalt ei lähe edasi ja mitte midagi ei toimu. Ja siis on tehtud nüüd siuke olukord, kui see IV66, see on nüüd see, mis on siit paremal pool nii-öelda, see oli 64, see on 66. Kui see keeratakse kõige vasakpoolsesse asendisse, ehk siis 0, siis töötab esimene tuluke 00. Kui on seal 13 500, see on enam-vähem keskel, siis töötab teine tuluke. Kui ta on sinna nagu tahapoole, ehk siis kõige parempoolne variant, siis töötab kolmas. Kui ta on siin mingisugune C-vahemik, siis töötab C ja ongi kõik. Ehk siis põhimõtteliselt töö on nüüd selline, et läks käest ära uuesti. Nii, super. Ehk siis me vajutame stardile, mingi memory setitakse ära. Ja kui see setitakse ära, siis programm hakkab jälgima nüüd seda väärtust. Kui on kõige vasakpoolne osa, siis töötab esimene tuluke, keerata natuke peale järgmine, keerata natuke peale järgmine. Ja nagu näete siin tingimuses pandud, et on suurem võrdne, ehk siis läheb põlema ja jääbki põlema. Kui te tahate panna mingisuguse, et näiteks läheb põlema ja siis järgmises vahemikus kustub ära, siis te peate siia panema nagu selle teise piiri. Ehk siis see on praegu kõige vasakpoolne piir.
põleb, jääb põlema, järgmine põleb, jääb põlema, kolmas hakkab põlema, põleb ja neljas hakkab põlema, jääb põlema. Vajutades stop nuppu, mis on meil kuskil siin, I02, kõik tulukesed kustuvad ära ja see memory ka kustub ära. Antud juhul võib-olla tuleb ka jälgida seda, et ei tekiks nagu konflikti, et kui te siit resetite ära, et ta jääkski reset asendisse. Tundub, et siin nagu probleemi ei olnud, aga mõnikord on probleemi, et kui te ühes networkis resetite ära, siis ta jääb meelde, et ta on reset asendisse ja järgmistes networkites ei kuulu käsku.